Järjekordne reisisari viib meid seiklema 2025. aasta suvesse. Siim ja Merlin lähevad üheskoos Norra mägesid avastama. Ööbime auto katusel, ujume jääkülmas vees, kohtume trollidega ja vallutame mägesid. Hommikul ärgates on meil sellised helid ja vaated. Aga kolistavad mõtlen oma kelladega. Rootsi lambad on, mis kurat Rootsi meil Norrase. Norra lambad on meil nüüd täna hommikul siis ilusti üles ajanud. Oleme telgist välja roninud, naabrid valge Volvoga. Nägin telgi aknast, et läksid järveäärde siis väikest pikniku pidama. Päris huvitav asi on selle Volvo katusel on suur selline veepaak. Kui siit vaadata see sama piklik toru ja siis tulebki voolik alla. Kastmisvoolik selline nii-öelda. Ja see on päris huvitav lahendus. Ainult, et kui asi on niimoodi nagu meil, et terve katuse hõivab ära katuse telk, siis kahjuks seda kasutada ei saa. Aga muidu päris hea. Nüüd mõtlesime, et teeme ise ka ühe väikese supluse, sellise karastava hommikuse, nii et lähme hüppame vette ja siis hakkame sööma. Siimu, kus sa oled? Ma olen Parve Peeter. Parve Peeter. Parve poisid. Ja kuidas siis on hommik vee peal parvetada? Nii mõnus on ja rahulik. Soe. Vesi on soe, ilm on jälle soe. Ma ei tea, kas meil täna üldse lubati mingisugust äikest või midagi. Ei, täna ei ole. Pilvi lubas, aga kraadid on ikka mingi 26 vist oli siit see. Noh, see on varjus. Päikese käes ma arvan, kisub siin 30 ära jälle. Eile oli autoga 30,5 kraadi, nii et point on see, et ei olegi vaja kusagile kaugele lõunamaale minna. Võid tulla ka siia põhja poole ja ikka on sul mõnusalt soe ja päikesepastine. Näiteks Saaremaal ka praegu nii soe on Eestis. Ei ole kursis, aga Norramaal igatahes on väga mõnus. Ma tean, et Tartus ja kuskil Lääne-Eestis oli äike eile. Muud ma ei tea midagi. Ja muidugi hommikul parvetada ma tükk aega mõtlesin, et tahaks ikka kusagil vee peal ka saada, et kas rentida paat või midagi, aga näed, leidsime siit järvest väikse parvega. Juh, ei juura ainult kalapala veel püüdnud, kõik teised asjad on peaaegu tehtud juba. Saab tasuta parvetada. Ja tänane plaan. Vaatame, äkki saame minna sinna suusahüppemäe otsa. Seal on ka mingid atraktsioonid, värgid. Ja siis tahaks minna ühe matkaraja peale, kus saab kiikuda üle suure kuristikuserva. See on Merka üks suur unistus, et saaks üle kuristikuserva kiikuda. Ja leidsin netist täitsa kogemata, et kiiguga mägi. Me peame sinna minema, siis ma saan ühe linnukese teha oma sinna checklisti. Jah. Tudulisti. Vaat nii, aga praegu parvetame natuke edasi ja siis läheme sööme kõhud täis ja hakkame kusagil pool liikuma. Tere tulemast kohaliku meeste juuksurisse. Kuidas siis siinsed hinnad on? Norra hinnad on nii retsid, et ma hakkan ise tegema. Aga kui ma siin järve ääres pakuksin inimestele, siis saaks raha teenida. Ma näitan, vaata, see autopeegel on niimoodi. See on nagu normaalne asend. Ja selle saad väänata välja niimoodi. Kui enne oli tee lambaid täis, siin on lehme täis. Tere lehm. See peab sulle kapoti peale kena koogiga. Lambad, lehmad teel igal pool. Jõu. Pikutavad varjus tee peale võib-olla jahedamad. Või nagu mitte need lehmad, lambad olid varjus enne. Ja näed siin. Järgmised kodanikud siin magavad. Nii nunnud. Me läheme praegu uuesti Piltema poodi, sest ma avastan, et mul on ainult musta värvi T-särid kaasas ja väljas näitab hetkel küll 24 kraadi, aga ma arvan, et täna läheb see temperatuur siin väga kuumaks. Kell 12 saime siis nüüd liikuma, kui täpne on 11.59.
ja siis edasi lähme matkaraja peale, sinna, kus Merka saab siis kiikuda üle suure kaljuserva, kust allapoole mingi 200 meetrit läheb vabad pinda. Nii et varsti lähme kiikuma. Juhu! Käisin siis siin kohalikus Piltema poes jälle, kuna mul on millegipärast ainult 3 musta T-särki peal alles jäänud, aga ilm läheb väga valavaks, juba on 30 kraadi sooja, siis valge T-särgi sain endale korda 3 tegelikult ja 12,50 eurodes läks maksma, nii et nüüd teeme väikse tšiki-priki. Ja voila, valge T-särk ongi seljas, kohe palju parem olla. Nüüd lähme matkama. Me oleme nüüd siia matkaraja peale jõudnud. Tegelikult siin on kuidagi moodi tasuline parkimine, et umbes, et maksab parkimisest raha, et siis nad saavad hooldada neid matkaradasid. Kasutavad siin sellist äppi nagu Vips, mis on Norra ja Rootsi äpp ja muud varianti nagu teadlaste tahvli peal ei olegi, kui et tõmba äpp alla ja saad maksta. Tõmbasin äppi alla ja siis küsib, et kas ma olen norrakas või rootslane. Panin, et okei, ma olen norrakas. Hakkan isikukoodi panema ja siis ta tegelikult ütleb, et ei saa panna. Ja lugesin neid. No seal oli kohe, et sa ei saa seda isikukoodi kasutada. Ja panin, et why. Seal oli siuke nupp olemas. Ja ütlebki, et see on ainult siis kohalikel inimestel äpp mõeldud. Ehk siis ma tegelikult ei saanud maksta selle parkimisest. 40 nokki muidu oli päeva parkimine. Aga loodame, et keegi siis trahvi kuidagi tegema ei hakka. Aga nüüd siirdume ainult mäest ülesse praegu. Ja lähme seda kiiku otsima. Peaks see siia matkaraja peale, et teoreetiliselt jääma. Merka jäi praegu sinna alla ootama. Ma tulin ühe nuka pealt üles vaatama. Mingi onn paistis. Et äkki see on see kiikumise koht, aga tundub, et ikkagi see ei ole. Küll, aga vaade muidugi Lillehammeril on võimas. See on lihtsalt selline katusalune. Siia võid oma telgi panna. Ja hommikul ärkad siit sellise vaatega. Varba vahepeal lätud on muidugi täpselt õiged asjad ka selle matka jaoks. Võt, siin võiks olla kämpad. Korralik asi, ei saa vihma ka peale. Ja vaade on sul selline. No vägev. Aga siit peame ikkagi edasi minema, sest igatsetud kiikuma siit ei leia. Väike vahepeatus terviseandmetega. Liikunud 1,33 kilomeetrit puhtalt püstjoones. Läheme ülesse poole, aeg on 31 minutit 36 sekundit ja pulss on hetkel 138. Aga tee ei ole üldse läbi veel saanud. Siit ja ronimine käib. Merka tuleb siit alt. Siukse kiire sammuga. No jah, ma sain plätu paika praegu. 1 kilomeeter ja 900 meetrit oleme liikunud. 53 minutit, pulss 120. Merka saab lõpuks oma mäe otsas kiikumise ära teha, siis võiks veel rohkem servapeol muidugi ideaalis olla. 2 lemmikut asja. Olla kõrgustes ja kiikuda. Halleluja! Aga ma pole üldse üles vaatagi, mis postiväes ja kuidas see siin on. See on päris tummine. Korralikult pandud. Ikka mõnus küll. Täpselt siuke, nagu ma ette kujutasin. Ja jahutav on see tuul siin kiigu peal. Kiigu. Vaade ka muidugi vägev. Kiigu-kagu! Kiigun sinuga taevas, olla
ilusam. nii, Kiigu juurest mõnikümmend meetrit edasi ja nüüd me oleme siin Lillehammeri mäe kõige kõrgemas tipus. Siin tipus on nagu näha lõkkeplats, saad siin pooleldi taevas lõket teha. Ja 670 meetrit on kõrgus. Juhei! We are the champions! Ja siin kusjuures on üks postkast või selline kast. Ja siin sees on külaliste raamat. Siia paneme oma nimed kirja. Et me käisime ka siin Saaremaalt Kuressaarest tulime siia Lillehammerisse siis seda mäge vallutama. Opsti. Valberkampen 670 meetrit. TNT Lillehammer. See raamat on pandud siia 13 juuli sel aastal. Ja noh, enamasti nad on proovinud ikka niimoodi kirjutada, et iga rea peale on üks inimene. Ja siis siit on küll natuke lappama läinud, aga kusagil 260 oleme ikka. Nii, kirjutasin siia 25.07 ehk meie tänane kuupäev 2025 Merlin and Team from Saaremaa, Estonia. No nii, oleme autosse tagasi jõudnud. Kokku kulus meil aega siis 2 tundi ja 10 minutit. Ja distants oli 3 kilomeetrit ja 440 meetrit. Minu meelest alla tulek oli ikka lihtsam kui ülesse minekul. Puls tõusis seal 150-ni. Siis alla tulekul vaatasin selline 107 oli. Aga nüüd natukene jahtume siin ja siis me läheme sinna Suusahõppemäele, kus olümpiamänge peeti. Ja Suusahõppemäel peaks saama siis sellise köisraudteega sõita. Lähme vaatame. Saaremaa sangarid on jõudnud nüüd siia olümpiakülla kohale. Suusahõppemäele täpsemini. Tahaks minna kuidagi moodi. Ilmselt ülevalt läbi minema. Ma tahaks selle automaadi juurde minna, selle automaadi kuidagi üles sõita. No nüüd on küll eriti tobe lugu. See masin, mis meid ülesse pidi viima, selgus, et pannakse kella 4 kinni ja kell on täpselt 4:10 minutit. Nii et me enam-vähem täpselt jääme hiljaks siia. Küll aga tahaks ometigi üleval ära käia. Ja kui ma enne ütlesin, et mina ei lähe enam mitte kusagile kõrgele jalutama, siis kahjuks pean oma sõnu sööma. Ja me ikkagi otsustasime minna siit Suusahõppemäe kõrvalt trepist sinna ülesse välja. No hetkel on need trepiastme veel sellised madalad, aga oota, hakkab järsemaks minema. Ma ütleks, et peale matkarada siia tulla ei ole hea mõte. Et tahaks juua kangesti. No järsem osa on veel ees. Oi, see oli raske praegu. Oli küll, mul süda nii paha. Mingi 450 trepiastet. 400 märki ma nägin, 500 oma enam ei näinud, umbes poole peal. Nii, aga vaatame siit. Kui nüüd hüppaja tuleb, ma ei näegi siit nii kaugele. No vaade on muidugi uhke, kui siit suusahõpet teha või harjutada või trennis käia, siis saad kogu aeg nautida seda kaunist vaadet. Aga siin poole mäe peal meie trepid ei ole veel lõppenud, sest me tahame ikkagi seal hüppeturnis ka ära käia, nii et siit läheb veel pikk rivitrepp edasi. 700 astet on tehtud, aga läheb veel. See on praegu muusika mu kõrvadele. Ja me jõudsime üles ja nüüd tuli välja, et siin on mingi kiosk, mis müüb vett ja jäätist. Ja küll. Kõige rohkem südamest, mis ma elust teinud olen. Olen ka võrdlemisi palav olla. Üleval on siis viewpoint, mis on see suure mäe siis hüppeplatvorm nii-öelda.
ja siin on kirjas, et selle külastamine maksab 20 kohalikku raha, aga on tasuta, kui sa ostad kohvikust midagi. Meie võtsime vett, mis muide maksis mingi 4,50 pudel, et siis saame tasuta minna ülesse, nii et lähen vaatame sellega ära. Kuidas siis on, Merlin? Oleks suusad all, hüppaks alla ka või? Hüppaks küll, jah. Aga päris siuke junn-jahe tunne oleks. Köhe tunne oleks. Et sa lähed selle kollase raami pealt, võtad suusad alla, siis pead sinna ja see ära lõpavad ja sealt tõuka ennast lahti ja siis maandud sinna kusagile taha. Päris hea. See kallak on ikka nii järsk, ma kujutan ette, mis tähendab ei kujuta ette. Kui kiire see hoog tegelikult siin on, kui nad lähevad alla. Mingi ligi 100 km tunnis vist. Jõhker. Mul oleks need suusad risti all lihtsalt, tuleks sealt veeredes alla. Vaatasin just, et trepp on nii järsk, et kes hull ennem siit üles tuli. Ma ei tea. Nüüd me oleme endale söögi kohta otsimas. Merka guugeldas välja mingisuguse koha, kus väidetavalt on Norra mingid rahvuslikud toidud või midagi sellist. Homemade food. Homemade food. Ma natukene remontisin katuse telki, see oli kuidagi nihkuma hakanud, aga panime kõik parlanksi. Ja bussijaamas olen praegu. Siia tulek oli ka veider. Ma sõitsin kusagilt imelikust kohast igatepidi läbi, kus ei oleks tohtinud sõita, mingid autokeelumärgid hakkas ette tulema suurte busside vahele, aga näed, naksite kohale jõudsime. See peaks olema mingi õige asi. Our homemade meatballs with sauce, potatoes ja nii edasi. Ja ma arvan, et see mingi äkki on õige asi. Just küll, jah. Et siin saad valida. Small, medium, large või X-small. Siin on muidugi homemade, mingi bean stew with salad and rice ja mingid siuksed homemade asjad veel, aga see... Muu stew. See lihapallide teema oli mingi siuke... Kuskil oli kirjas, et umbes Norra teema. Ja hinnad on siis, ütleme, medium 269. Parem puusalt, see on mingi 23 euri. See ei ole ka mingisugune peenkoht, see on raudtee ja bussijaamas. Mingisugune sükene kohvik või söögikoht. No nii, meie toidud tulid kohale. Tellisin lihapalli ja tundub, et need on härjapallid. Korralik laadung. Merkal on siis praetud lihaga. Tühja kõhu peal maitseb kõik hästi. Norras pidid need näkileivad olema neil väga siuksed igapäevased asjad vist, mis nad söövad. Mingite andmete järgi. Selle moosiga on väga hea. No. Meil see kättegi. On jah, õunakokk. Kus kaneel on? Natuke on siin peal. Meil on kõhud ilusti täis söödud ja me hakkame liikuma nüüd edasi sellise linna kohta või linna poole, mis oli Hamar ikka? Hamar. Ennem seda jäis mingi Burgundia jäi tee peal või midagi. Burmundel. Lähme vaatame Burmundelist ka läbi. Burgundia. Ja siis paneme Hamari poole. Need on kõik sellised kohad, mis jäävad juba nagu Stockholmi suunas. Et siis me oleme suuna mõttes nagu kodu poole liikumas Stockholmi poole. Oleme praegu mingis linnakeses ja hirmus ägedad sellised lilleampelid on siin taevas. Meie oleme jõudnud nüüd Brumundali linna. Praegu kaameras nägin, et taustal on päris tumedad pilved. No meil praegu ei saa midagi. Siin on üks äge park. Siin saab näiteks padelit mängida. Vist on padel. Jep. Siis on siin korvpalliväljak, siin on igasugused muid asju ka välja, siis on siin betoonskatepark. Mina olen vana rulluisutaja ja tahaksin
näha siis, milline üks tore betoonpark on. Nii et lähme piilume seda ka lähemalt. Kõik võimalikud sellised servad, ääred, sellised väiksed rämbid asjad. Ja siin sees paistab üks selline kauss nagu ka olevat. See on äge asi. Ja selline ilus rand siis ka siin. Lähme pistame kui reala vette, vaatame, kuidas temp on. Karujärv on see. Aha. Sulla mulla. Aga ma arvan, et me tegelikult ei jää siia, vaid lähme liigume järgmisse linna edasi, mis pidi 15 minuti sõidu kaugusel kusagil olema. Et lihtsalt lähme vaatame, mis seal ka on. Kell on praegu 19.45, et me võiks selline mingi tund aega iseenesest veel nagu Stockholmi poole liikuda ja siis vast hakkaks vaatama, et teeme sellise tudumise koha kusagile. Ja homme jõuame kindlasti Rootsi, aga see on juba homse päeva teema. Enne me ikka lõpetame tänase päeva ära. Näitan teile lahedat süsteemi, kuna siin on hästi palju liivakaste asju. Et siis tahad koju minna jalad puhtaks saada. On selline aparaat tehtud siia. Vajutad peale ja loputad oma jalad ära. Nii, me nüüd tegime tänaseks maandumise ära. Tulime sellisesse linna, nagu on Hamar. Sellest eelmisest linnast siis selline 15 kilomeetrit või midagi edasi. Ja leidsime siit ChatGPT-ga ühe täiesti tasuta sellise parkla, kus on lubatud kõikidel matkaautodel siis parkida. Parklisa on selline kruusane, aga siin on WC kusagil kõrval olemas. Ja igavene hunnik erinevaid matkaautosid, aga koht ise on lahe, sellepärast, et see on niimoodi kaunilt järve ääres. Selline suur järv, mul ei tule praegu nii öelda, aga ma saan selle siia alla kirjutada. Miosa järve ääres. Nüüd likkime oma kämperi siin valmis ja hommikul kui ärkame, siis teeme telgi ukse lahti ja vaatame ilusat mändi. Mändide vahelt. Nii. Paistab ilus mägine maast. Mõned supplauatajad ja siin on mingi paadirahvas ja paar üksikut ujujat on ja rand ise on väga kena, õues on väga soe, aga rand on kivine ja vesi on ka, kui vette lähed, siis tuleb mööda kive käia, nii et selliste pehme liivaga randa siin ei ole. Aga teeme siis väiksed limonaadid ja panime siia selle termasselli ka käima. Ma ei tea, kas see nüüd töötab või tööta, võib-olla lihtsalt sääsed ei taha kiusata ja sääski igatahes. Meil praegu peal ka siin ei ole ja näksimiseks kõrvale on siis First Price Mote Mix. See tuli Rootsist, kui ma ei eksi. Või Norrast, ne? Ei ole Norrast, aga suht hea hinnaga oli. See on ka alla 4 euri oli see pakk. Siin on siis pähklid ja mingid mõned rosinad ja enamus minu meelest on pähklid siin sees kogu aeg olnud. Aga neid on hea niimoodi autotee peal ka olnud näksida. Ja see on siis meie eelviimane õhtu väljamaal. Homme ööbime Rootsis kusagil. Ja ülehomme ööbime kruiisilaevas, jah. Ja esmaspäeva hommikul jõuame tagasi. Aga homne päev on rees. Homme Hamar oli linn, jah. Kohe unustasin ära. Et homme otsime siit mingit tegevusi, äkki lähme mingi paadiga sõitma või midagi. Et põhimõtteliselt terve päeva läbi ilmselt oleme siin linnas, vaatame, mida teha saab. Et siis õhtupoole liigume kusagile Rootsi ööbima, kuskile nagu kämpa koha peale. Jah. Võtad ühe, paned tuunikala siia peale ja siis võtad ühe ja paned tuuli sinna peale. Pikali. Yeah. Püsti ei saa, liiga kõrgeks läheb. Tuunikala paned siia peale, teise näkileiva veel siia peale ja voilà. Täpselt perfektne burger. Ja maitseb. Reisisarja 6. ehk viimases osas sõidame vesirattaga ja naudime järjekordset päikesepaistelist ilma. Luurame kiiruisutamise halli akende taga, naudime küünlavalgel Rootsi ööd, teeme viimase hommikusöögi ning jõuame laevale, mis toob meid tagasi Eestisse.